tere, minu nimi on Pavel. Ma tervitan teid oma YouTube'i kanalil. Alustan oma tööde tutvustamist videode kaudu. Olles pime, ma soovin teha mööblit korralikult, kvaliteetselt ja ma saan näidata teile, kuidas ma seda teen. Ma kasutan erinevaid tööriistasid, näitan teile tööriistasid, mida ma pean täiuslikeks ainulaadsete lahendustega, mis lubavad mul teha tööd iseseisvalt ja väga täpselt. Täna ma alustan öökapi valmistamist Saaremaa saarest ja soovin näidata teile, kuidas puidu töökojas valmib nendest toorikutest, mis mul on eelnevalt siin musta mõttu saetud, üks tubli öökapp. Selleks ma kasutan höövlit ja panen kõigepealt siis selle laastvimuri tööle ja näitan teile, kuidas ma hööveldan. Et mulle hööveldamine väga meeldib, mulle pakub suurt põnevust, kuidas siuksest töötlemata toorikust saab üks ilus sile täis nurkades laud ja ettevalmistus siis mööbliks. Ma panen laastvimuri tööle ja siis panen höövli tööle. Niimoodi. Vaatan käega üle, mis siin toimub. Aha, pean natuke veel. Nii, veel. Hakkab looma. Hakkab looma juba. Täis nurga, et selle külgjuhil klabil laud saab endale täis nurga. Täis nurk olemas. Aha, pean ühe korra veel laskma. See laud on valmis paksus masinasse. Ma tavaliselt
tean, kui palju, noh, ma tõstan seda lauda selle järgi, et ma tean, et näiteks täisring on 2 millimeetrit, pool ringi on 1 millimeeter, veerand on siis pool millimeetrit. Ja praegu on mul siis tõstetud selle samale kõrgusele, kus on see laua siuke külg, noh, kõrgus siuke, eks. Ma lasen selle läbi ja siis lasen selle kõrguse veel alla, et võtta siit. Ma siis jätkan selle materjali paksustamist, kõik teen mõõtu ja järgmises videos ma siis näitan, kuidas ma teen liimkilpi, aga põhimõtteliselt höövel ja paksusmasin annabki musta mõõtu saetud toorikule siukese ideaalse kandilise täisnurkades laua, siin on vaja veel seda paksust maha võtta. Ma teen 28 mm paksusest lauast selle öökapi ja järgmise videoni siis. Täna vaatamise eest ja järgmise korrani.